Aitäh, Olav ja Tanel, ja tõesti, loomalood vajavad eraldi stuudiot meil. Reporteris on see täitsa olemas ja see nõuab ka teistsugust tehnikat, näiteks väikseid kaameraid, suur silm, niiske nina, roosa keel. See tuleb kõik kenasti üles võtta, see tekitab emotsiooni ja niisuguseid kaameraid meil ka jägub, muidugi siit mingit nunnupilti praegu ei tule, aga koerte pealt kindlasti. Kas koerad saavad ka aru, et täna on pidupäev, täna on uus aasta öö? Võtavad seda kuidagi teistmoodi vastu? No ma arvan ikka võtavad, sest et meie juba oleme ju natuke teistsugusemad kui tavalisel tööpäeval ja nad saavad samamoodi aru, et pidupäev on, pererahvas on ärevil, järelikult midagi on toimumas. Reporteri aastavahetuse loomastuudios on külas väike Mannu koos 2 kutsikaga. Koeralapsed nägid ilmavalgust 6 aega tagasi. Eestlastel on kombeks vana aasta õhtul korralikult süüa. Eks ka lemmikutele antakse hääd ja paremat. Sellega peaks aga piiri pidama. Ega siin vürtsikad söögid ju ei ole koerte jaoks tegelikult, mis meie igapäevaselt ise sööme, et koeral on ka koerasöök ja kont ei ole kohe mitte koerasöök ja et sellele tasuks ikka tähelepanu pöörata. Ka saluudi ja rakettide laskmisega peaksid loomaomanikud iseäranis uusaasta ööl arvestama. Põrgu lärm ja paugutamine ajavad loomadele hirmu nahka ja nad võivad plehku panna. Mina soovitaksin õuekoerad panna ikkagi siseruumidesse, et oleks see paanika võimalusel, ta ei saaks lahti ennast tõmmata ega ära joosta. Aga toakoertele mina paneksin muusikat natukene, televiisori mängima, et tõmmata see tähelepanu ära, et see müra, üldmüra juba praegu enne uut aastat on paugutatud ja et koerad on natukene juba harjunud. Et siis on ju peremees näeb, et mismoodi see koer. Tühjad harjunud on iga looma jaoks tähendab pauk, ohtu, ka surma ja siis on vaja jooksu panna. Jah, et ei ole hea teda uuel aastal pidustustele kaasa võtta, et see on küll nüüd ei ole koht, kuhu koeraga koos minna. Lund laia langeb, saan 4 tuhised, uus aasta kätte jõuab, teil õnne soovime. Belgia grifoone on 3 sorti. Brüsseli grifoon, Belgia grifoon ja väike Brabandi grifoon ehk peenelt öeldes Petit Brabancon. Tema konkreetselt on väike Brabandi grifoon. Nemad on selline huvitav tõug, kus ühe tõu emasel võib sündida 3 erinevat tõugu. Et tema on siledakarvaline, siis võib sündida karmikarvaline, punane, kes on siis kohe Brüsseli grifoon ja kui on sünni musta karva, karmikarvaline, siis ta on üldse Belgia grifoon. No see on umbes sama teema, kui naisel tulevad kolmikud, siis üks on asiaat, teine on neeger ja 3 on niisugune põhjamaine nagu eestlane. Tegelikult ega päris niimoodi vist inimesel ei juhtu, aga sellel koeral, et isa on samasugune ja ema on ühesugused, aga sünnivad erinevad, et lihtsalt geenibaas on selline. Väikeste koerahakatiste ajalugu ulatub 600 aasta taha. Tänapäeva grifoonide eellased sündisid Euroopas kuskil 1400 aasta paiku. Huvitava näolapiga seltsi ja dekoratiivkoerakesed võitsid kohe aadlike südamed. Grifoone elas aga ka lihtrahva juures. Seal oli nende põhitööks närilistele tuule alla tegemine. Ametlikult on ta siis nii-öelda tõuna, tunnistati ta 1904 alles. Ja pärit on ta siis Belgiast, ehk siis alguses oli ta Brüsselis tänavakoerakene, kes on siis aretatud selliseks perelemmikuks. Uskumatu aga väikeseid grifoone hinnati ka tublide valvuritena. Tema kile hääl ei jäänud pererahval mitte kuulmata. Vargad tegid selle peale minekut. Ja ongi nüüdeks valvamiseks. Kui ta praegu just tuligi väga ohtlik ja väga hirmus kaameramees, tuli korraks siia poole, sättis seal oma tehnikavärki ja nägid, valvas, ajas mehe minema ja me saame rahulikult oma juttu jätkata. Grifoonid on väikesed ja tragid. Minul on närvid läbi juba igatahes. Nad kogu aeg tahavad kogu aeg üle ääre minna, kukkuda, neid tuleb kas kogu aeg peabki jälgima siis, et nad oleksid ei kukuks, ei lammutaks, ei roniks. Aga kodus me ju ei ole niimoodi. Kodus on nad põrandal ju.
No siis peab vaatama, et peale ei astu ju. Kui ta liigub nii kiiresti, siis ja tuled peavad põlema. Õhtul vetsu lähed. Siis tunned korraga. Kas ka pererahvas peaks taolist koera võttes tervisesportlaseks hakkama? Tema on nagu väga huvitav tõug, et ta kohandab ennast väga hästi pererahva järgi. Et kui on ikkagi sellised hästi aktiivsed kui inimesed, siis on see koer ka aktiivne selles peres. Ja kui peremees on paks ja laisk, koer läheb siis on koer ka paks ja laisk. Kuigi need pisikesed karvapallid ei suuda suurt veel kõndidagi, siis kogu võttegrupil on tegu, et neil silma peal hoida. Ega need loomafilmide tegemised ja loomalugude tegemised nõuavad eelkõige aega ja kannatust. Nad kindlasti saavad aru, et midagi. Ai, no siit nüüd. Kas see tuli palju õnne, sõbrad. Tulnud ju midagi. Ka see on, just ta ei tulnud, näeb, piss on peal, aga see käib asja juurde. No jah, tehnika ütleb üles vahest. Ei, see kannadab vihma küll, aga no, üldiselt tubli. Las kallab, nüüd vihma nii, et pilgu estab silmapiir. Need pisikoerad meeldivad lastele väga. Ka grifoonid armastavad lapsi. Ülemeelikus mänguhoos on aga õnnetused kerged tulema ja sedapuhku jäävad kannatajateks ikka pisikesed kutsad. No seda peavad vanemad kindlasti vaatama. Last peab õpetama koeraga nii-öelda käituma. Iga loomal. Jaa, loomulikult. No kassid, nemad jooksevad kuhugi kapi otsa, aga väike kutsikas, nagu siin on, närivad näppe, et nemad ju mitte kuhugi ei roni. Noh, last peab õpetama, et ta ei teeks liiga. Tundub, et pisipere hakkab väga ära vesima juba, jah? Jah. Et viimane aeg siis ka meil otsad kokku tõmmata ja aitäh tulemast, head vanaasta lõppu, ka teile, kallid televaatajad, head vanaasta lõppu, mõnusat pidu, veel paremat, head uut aastat. Loodetavasti läheb teil kõik täpselt nii, nagu te soovite ja anname järje tagasi stuudiosse.